Tere päevast! Tere tulemast minu Moodle videokursusele. Selles videotunnis ma näitan, kuidas töötab veebikõnede ja veebitunnide andmise tööriist nimega Big Blue Button. See tööriist on väga sarnane Zoomiga, aga pakub rohkem võimalusi. Mul on siin see tegevus juba tehtud. Hiljem ma näitan, kuidas seda saab siia lisada. Aga nüüd ma vajutan selle peale ja vaatan, kuidas see töötab. Nii, ma olen selle kursuse õpetaja ja siis ma liitun seansiga. Võtab natuke aega, süsteem küsib paar küsimust. Kas te tahate rääkida või te tahate ainult kuulata? Lubage mikrofoni kasutamist. Ja see on siis test. You are currently the only person in this conference. Seda võib ignoreerida. Seda võib kinni panna. Ja näete, mina olen ainult üks osaleja. Ja vaikimisi süsteem näitab sellist esitlust. Kui teil on oma esitlus, saab seda lisada. Vajutage plussi peale, upload a presentation, valige faili. Mul on siin üks esitlus olemas. Lisan selle esitluse, upload. Ja see ongi teie esitlus, mida te saate oma õpilastele näidata. Näete slaidid. Ja nii edasi. Ja teil on siin erinevad võimalused. Teksti lisamine, jooned, need erinevad figuurid ja pliiats. Pliiatsi paksust saab ka muuta. Loobuda saab siis siit. Ja nüüd minu mobiiltelefonilt mina ühendan selle sessiooniga nagu õpilane. Ja õpilase nimi on John Smith. Ma teen praegu pausi ja lähen võtan mobiiltelefoni ja ühendan selle sessiooniga. Ja nüüd te näete, et selle sessiooniga on liitunud üks õpilane ja see on siis mina mobiiltelefoniga ja mobiiltelefonis mul praegu jookseb ekraani salvestamine. Ja kui ma tahan, siis ma võin sellele õpilasele anda üle kontrolli. Näiteks vajutades tema peale ma võin siis vajutada Make Presenter. Ja nüüd näete, mina ei saa midagi sellega teha, aga see õpilane saab nüüd esitlust presenteerida. Praegu te näete, et õpilasel on võimalus seda esitlust edasi viia ja õpilasel on võimalus seda esitlust muuta. Nüüd ma võtan selle kontrolli tagasi. Selleks ma vajutan siis õpetaja peale ja vajutan siia Take Presenter. Ja nüüd mina olen siis selle esitluse peremees ja võin seda edasi viia. Siit ma võin saata privaatsed sõnumid ja võin sellest õpilasest teha moderaatorit, administraatorit ja võin seda kasutajat kustutada. Rääkisin siis väga lühidalt sellest, kuidas kasutada seda Big Blue Button tööriista ja nüüd ma näitan, kuidas seda saab kursusele lisada. Tegevuse lisamine on väga kerge. Et nagu tavaliselt te peate vajutama siis lisategevuse peale ja valida Big Blue Button. Ja teil on siis võimalus teha tundi ja seda tundi salvestada või lihtsalt tundi teha ilma salvestamiseta või lihtsalt salvestada heli. Ja nüüd tegevuse nimi, näiteks Big Blue Button Test Session. Ja kui te tahate osalejatele saata teadet, siis te vajutate siia ja kõik kursuse osalejad nüüd teavad, et see tegevus on valmis ja need saavad sellega liituda. Siia võib kirjeldust lisada, tervitussõnumid ja näete, kõik kasutajad, kes on registreerunud kursusele, on osalejad ja te saate lisaõigusi anda nendele kasutajatele. Nüüd läheme edasi, sündmuse ajakava. Kui teie tegevus on korduv, kui te tahate seda tundi mitu korda andma, siis siia ei pea midagi kirjutama. Ja salvestaja kuva. Nüüd on see valmis, et kui te tahate seda alustada, siis lihtsalt vajutage liitu seansiga. Tänan vaatamast ja aega.